tagasi manifesteerimisteemalise videoga. Viimasest manifesteerimise teemalisest videost on möödas umbes 5,5 aastat ja selle ajaga on väga palju muutunud. Ma isegi ei mäleta seal videos, mis me rääkisime. Mul on vahest niimoodi, et ma mingid videos ei suuda enam kunagi järgi vaadata. On need mingid vlogid või mingid siuksed, mis me oleme siin rääkinud, mingid rääkimisvideod, sest et nagu vahest on nii raske endal kuulata seda enda perspektiivi, mis enam sinuga ei resoneeru. Ja siis see tundub nagu, ma ei saa seda kuulata. Kuigi samas nagu inimlikus mõttes, ilmselgelt me ju muutume ja areneme ja meie arvamus võib muutuda ja perspektiivid ja kõik asjad muutuvad, et me ei tohiks võib-olla olla nii enesekriitilised, nagu me tihtipeale oleme. Ma arvan, et ega me seal too aeg midagi valesti ei öelnud, et ma arvan, sellised fundamentaalsed arusaamad asjadest manifesteerimise puhul on samad. Võib-olla nipet-näpet, jah, siin mõningad sellised taipamised veel juures, kuna 5,5 aastaga ikkagi peaks inimene ju edasi suutma areneda teoreetiliselt, mitte jääma samasse kohta veel hullem tagasi minna. Et siis võib-olla täna räägime, kindlasti räägime oluliselt täienevast versioonist või mitte versioonist, aga ütleme siis üldse, mis puudutab manifesteerimist, sealseid võib-olla kuulujutte või ma ei tea, kuidas seda täpsemini väljendada, et manifesteerimise juures on igasuguseid jutte, et New Age on siin täis seda kõik, erinevad inimesed räägivad erinevas stiilis ja võtmes manifesteerimisest. Aga tänase päeva selline tõenäoliselt pealkiri on siis tingimusteta manifesteerimine. Mida see tähendab? Et kui väga palju räägitakse manifesteerimisest, et siis tahaks täna tuua sellise topiku või vaatenurga, et mis on tingimusteta manifesteerimine või neutraalne manifesteerimine. Ja mis asi see manifesteerimine üldse on siis? Esiteks see sõna ise, räägime siis natukene algusest. See sõna ise tegelikult pärineb sellisest terminist nagu manifestatsioon. Ja manifestatsioon on see kõik, mida me siin näeme, see reaalsusväli. Manifestatsioon on kõik see, mida me tajume, näeme, katsume, kuuleme. Kogeme ka või? Kogeme, jah, selles mõttes ongi. See laud on manifestatsioon, meie oleme manifestatsioon ja kõik, mida me näeme, planeet ise ka. Ja seda kutsutakse ka vahest, osad räägivad hologramm manifestatsioon. Aga hologramm ei tähenda seda, et ta ei oleks reaalne või et ta on füüsiliselt ju tajutav ja katsutav kõik. Ta on vägagi reaalne. Ja kõik on seotud ju loodus- ja füüsikaseadustega. Et manifestatsioon on seotud loodus-füüsikaseadustega. See tähendab seda, et kui sa pilvelõhku pealt alla hüppad, siis seal väga varianti ei jää. Kuna teatud loodusseadused lihtsalt teevad selle lõpptulemuse. Et sa ei saa nii-öelda hakata mängima see manifestatsiooniga, nii kuidas mina tahan. Kuna siin on teatud reeglid ja tõekspidamised ja teatud füüsikaseadused, mis kehtivad sellele manifestatsioonile, sellele reaalsusele. Nüüd küll aga on võimalik manifestatsiooni sees personaalselt, isiklikult manifesteerida. Sest ütleme niimoodi, et enamus asjad on ju manifesteeritud. Ja kõik, mida me näeme, on üldjuhul minevik ehk juba manifesteerunud. Ehk siis tegelikult on korrektne väita seda, et kõik, mida me näeme silmaga, on isegi, jah, ühtepidi ta on küll olevik, aga nähtav asi on juba tehtud, ta on minevik. Et kui autot luuakse, siis see on olevik. Aga kui auto tänava peal juba sõidab, siis tegelikult auto on juba tehtud, see on done. Et seal enam mingit loomisprotsessi ei ole. Seetõttu nüüd on nagu see küsimus inimestele, et aga kuidas mina oma isiklikku reaalsusvälja nüüd saaksin luua, et sealt tekiks siis
tagajärg. Ja et ma olevikus tegutsedes, mõeldes ja energeetiliselt kaasa aidates saaksin endale luua meeldiva manifestatsiooni ehk reaalsus välja. Kuidas seda siis teha? Ja noh, nüüd mul ongi siin siis erinevad punktid. Et ma olen sellel teemal teinud ka seminari aastal 2020. See on ka üles filmitud ja minu kodulehelt on võimalik seda ka tellida, et see on siis teadlik manifesteerimine. Ja pluss ma olen siis mingid aastad tagasi teinud ka sellise e-raamatu nagu manifesteerimise kunst, et kuna mind see topik või teema on aastaid ja aastaid huvitanud, aga mitte pinnapealne versioon sellest, et olen ka kunagi 15 või 14 aastat tagasi The Secreti raamatu lugenud läbi ja kõik oli too hetk väga, väga ilus ja tore, aga noh, ikkagi äärmiselt pinnapealne ja puudulik. Ikkagi, kas see Secretis oli siis nii, et umbes, et oma mõtete jõul sa manifesteerid siis või? Kas see oli nii või? Pigem rõhuti sellele jah, et ainult mõtete jõul, et oluline on ainult su mõtted ja et tee oma vision board'e ja unistuste tahvleid ja küll siis tuleb. Noh, et küll siis tuleb, et peab tulema, kuna et manifesteerimine või see külgetõmbeseadus toimib nii. Ja tegelikult Secret, millest ta rääkiski ainult külgetõmbeseadusest. Aga tunnustas ühe asja rääkimata. Loomisest. Külgetõmbeseadus ei ole loomine. Külgetõmbeseadus on juba tagajärg. Ehk siis The Secreti book rääkis kogu aeg tagajärjest. Et küll see kunagi tuleb. Aga ta ei jõudnud selleni, et aga mida ma reaalselt tegema pean, et see tuleks. Sest muidu on see, et teen vision board'e, rahulikult käin oma tööl, et noh, kujuta nüüd ette, et sa käid rahulikult palgatööl kuskil, noh, soliidne palk, kõik on nagu fine, on ju. Aga su vision board on täis, ma ei tea, eralennukeid ja jahte ja luksusautosid ja luksusreise. Nii. Seleta mulle, kuidas sinu tööl käimise see laeng suudab manifesteerida sellise elustiili. Ilma, et sa loogiliselt üldse paneksid paika, mida sa pead tegema. See ei ole loogiline. See ei saa nii juhtuda. See saab ainult juhtuda ühel juhul, kui sinu eluteel on ette määratud mingi jackpot lotos. Piltlikult öelda, sest ma ei näe mitte ühtegi muud moodust ega viisi, kuidas see saaks juhtuda. Seetõttu see esoteeriline New Age'i põhine manifesteerimise selgitamine on minu jaoks olnud juba väga pikki aastaid äärmiselt puudulik. Ja see on ka põhjus, miks ma tahtsin teha oma e-raamatu ja oma info ja olen seda jaganud, et kuidas mina näen seda maailma. See ei pruugi ka olla täielik tõde ja see on igal inimesel erinev, mis temaga resoneerub, on ju. Aga noh, võib-olla siis midagi resoneerub. Ja ma mõtlesin, et tänases videos võiks nagu mingid punktid siis nagu välja tuua. Et millest ma siis olen tegelikult juba ju rääkinud. Lihtsalt ongi, vaata, paljud, kes kunagi võib-olla seda Secretit lugesid ja võib-olla muid raamatuid on lugenud ja kuulnud siit ja sealt, et siis inimestel jääbki nagu mulje, et see peakski olema nii lihtne, et umbes, et nii olen positiivne, mõtlen häid mõtteid, soovin alati kõike paremat. Afirmeerin. Ütlen afirmatsioone hommikuti, et siis ju mingi hetk ju peab ju midagi tulema. Ja, nii, okei. Aga miks ei tule siis? Jääb see tegutsemine ikkagi sealt ära. Ja nüüd me tegelikult ridurada pidi ma hakkangi nüüd jõudma sinna. Et ma enne kui jõuame siis nüüd selle tegutsemise juurde, ma toon kõigepealt välja sellise aspekti, et mis asi on meisterlik eluviis ja suhtumised ja vastutused. Enne kui me tahame üldse hakata midagi manifesteerima või oma reaalsuspildis korrektuure looma, et näiteks me ei ole rahul oma hetke ja see on okei mitte olla rahul. See on nagu sinu enda hinge teadmine, millega siis oma elus oled rahul ehk tänulik olemasolevate asjade eest. Ja mida sa tunned, et on puudulik ja ma reaalselt südames sooviksin seda manifesteerida.
Sest see on see, et sa hinges tunned, et sa soovid seda, Jaa. mitte su see mingi egomeel ei Jaa. taha mingit asja saada sellepärast, et siis ma saan teistele näidata, et ma sain ka selle kätte. Vaid just see, et see, mis sa nagu sisemuselt hinges tunned, et Jaa. see, mis iganes see asi oleks, sest kas see on mingi asi või on see mingi uus elukoht või mida iganes. Et see, noh, see nii-öelda see, mis see siis on? See sinu kõrgema mingi mina või ma ei tea, kuidas sa ütled selle, mis on see, kus sa tunned ära, et see on päriselt see siiras tunne, mitte see egomeele tunne. No toome siis selle näite, millest me oleme siin episoodides rääkinud, see rakutuum. Et kui sa tunned see rakutuumaga, noh, mis ongi ühendus sinu kõrgemate aspektidega, et kõik on ju sinu enda tuumast sees, et ega see kõrgem mina ei ole kuskil tähtede kaugusel seal üleval, et ta on ju sinu sees, ta tegelikult jagab sinuga sama keha, aga sa ei ole temaga veel kontaktis, sa ei ole selle... No siis sa pead eelmisest episoodi vaatama, sest seal me rääkisime sellest, et kuidas jõuda enda tuumani. Et kui sa jõuad enda tuumani, siis sa hakkadki oskad filtreerida, mis on võib-olla see natuke selline ego baasil. No aga siis kui sa jõuad oma tuumani, siis sinu soovid ongi autentsemad, automaatselt. Ja sinu soovid ongi hingelisemad. Aga lihtsalt võib-olla siin maailmas elades vahest ikka tead see, isegi kui sa jõuad selle tuumale sinna lähemale, ikka see vahest see ego tuleb kuskilt. Ei, loomulikult ja ega me teda siin maailmas täielikult välja lülitada, et eesmärk ei ole ju nüüd siin mingisuguseks täis Kristuse pühakuks hakata, eks ole, et nüüd mitte midagi, mis on natukene selline ei tohiks endale lubada või ei tohiks soovida. Et selles suhtes ma rõhutangi seda, et kui see hingesoov isegi on materiaalne, kui see hingesoov isegi on midagi luksuslikku, no las ta siis olla. Aga tead, mis on hästi hea nii-öelda praktiline asi või et kui sul tekibki nüüd mingi soov, nii, et ma ei tea, tahan omale mingit kindlat autot, siis sa saad ju kohe küsida, miks ma seda kindlat autot tahan? Et kas see on nagu midagi, mis ma tunnen, et see annab mulle tohutult mingisuguse, mis iganes energia ja jõu, või on see ikkagi jälle see, et siis ma võib-olla kuulun paremini mingitesse teatud sõpruskondadesse, ma võib-olla saan natukene näidata inimestele, et mida ma olen saavutanud, et et ükskõik, et näiteks, et kui ma soovin kolida Hispaaniasse, nii. Miks ma soovin Hispaaniasse kolida? Ei, aga see ongi väga õige lähenemine selles mõttes, et me küsimegi, et näiteks sa tahad mingit autot, aga miks sa tahad seda? Mis on see põhjus? Seal võib muidugi täiesti adekvaatne põhjus olla. Et mingisugune näiteks ma toon sulle näite, sul on suur pere, olete mingil on suur pere, nii. Praegu sõidate mingisuguse väikse punniga ringi. No ei mahu need 3 last sinna taha kuidagi, nii. Oleks vaja džiipi. See on ju reaalne praktiline soov, mis ja selles samas halba võib-olla mehena, vaata mehed on eriti ka sellised, kes võib-olla natuke mõtlevad kogu selle süsteemi peale ka, mis autos on, et ma tahan, et see on turvaline, ma ei tea, ma tahan, et sellel autoroolil on mingi soojendus, mingid siuksed asjad. Et siin ei saa laskuda sellistesse äärmustesse, et vaata osad inimesed ütlevad, et aga mis sul viga on? See on ju auto on ju sõiduvahend. Punktist A, punkti B, mis vahet sa millega sõidad. No aga mine siis võtta sapakas, sõida siis punktist A, punkti B, kuidas sa tunned ennast. Et selles suhtes, et siin ei ole nii-öelda seda poolt, et ma peaksin tundma ennast nüüd kuidagi kehvasti, kui ma sõidan võib-olla parem auto kui mu naaber või parem auto kui mu sugulane või et nüüd olen ma nüüd see nina püsti ennast täis. Küsimus on see, kuidas siis esindad ennast, on ju? Et kas sa nüüd oledki see nina püsti vend oma kõva vinge autoga või sa esindad ennast väärtuslikult ja nii-öelda... Jah, väärtuslikult, et ma vääringi head autot. Ma tahangi mugavusi, ma tahan istuda talvel -20-ga eelsoojendatud rooli soojendusega autosse. Miks ma ei või seda tahta, on ju? Et see ongi minu heaks see auto, mitte kellegi teise jaoks. Et küsimus ongi, et miks ma midagi soovin ja mis see vastus sealt siis tuleb. Et kas see ongi seotud reaalselt mingite praktiliste nüanssidega või sul on näiteks reaalselt mingi spetsiifilise ala huvi. On ju inimesi, kellel ongi näiteks mingisugune sportautode huvi. Nad tegelevadki sellega. Võib-olla nad on... No see on nende see passion. Nende passion võib-olla mingite tuuningutega või mingisugust, ma ei tea, ringraja mingisuguste reisidega või mida iganes, ma ei tea. No mingi asi, mis paneb ikkagi neil silma särama. Mingi asi, ja.
mingil põhjusel sõidetakse rallit ka ju, mingil põhjusel Ott Tänak sõidab rallit. Väga kiiresti, väga ekstreemsetes olukordades. Jah, väga ohtlik, Ja. aga tahab, meeldib. Ja, meeldib, nii. Tõenäoliselt hingekutsumus, ta teeb seda kasti, muidu ta ei oleks olnud siin vahepeal maailma üks, Nii et need on täpselt see küsimus, miks. Ja see ei ole kellegi hinnata, et sa oled nüüd siin ära tõusnud oma asjadega. Et see on, et küsimus ei ole see, kuidas teised sind näevad, vaid kuidas sa ise selle sees olles ennast tunned. Just, see ongi näiteks see, et ütleme, et kui sa mingit materiaalset asja ajad taga, olgu sa siis naistel mingisugune kallis käekott, meestel mingi kallis uhke auto, et päeva lõpuks on ju küsimus, et kui sa nüüd oled selle asja ära ostnud, nii, mis seis on nädala aja pärast? Et kas see on endiselt asi, mis paneb sul silma särama, sa oled õnnelik, mul on nii hea meel, et mul see asi on, või see on see, et mis nüüd järgmine asi on, mis mul oleks vaja? Jah, et kui juba sellised mõtted tulevad üsna varajases staadiumis, et see passion on juba kohe maas ja ma hakkan juba mõtlema, uurima juba kõrvalt, et mis, siis on see suht suke konkreetne signaal sulle. Et asi ei ole asjades. Et vaata ikka oma soovid üle, et selles suhtes need ei ole lõpuni autentsed ja sest sa ei saa väsida ära milleski, mis sa just manifesteerid ja soovisid nüüd nii kiiresti, et enam ei huvitagi. Et siis peaks nagu üle vaatama. Ei, see on hästi konkreetne signaal. See on signaal sellest, et sa üritad ikkagi hetkel materiaalsete asjadega täita midagi, mingit tühja kohta. Ja see ongi hästi suur probleem siin maailmas tänasel päeval, et ikkagi kahjuks on ka nii, et meil on need igasugused materiaalsed asjad jällegi, kui sa suhtled mingites teatud friend groupides, et siis kui ütleme, et seal kõigil nagu on need asjad, siis sa tahad ju ikkagi sinna kuuluda ja ka omada siis neid teatuid asju. No nii ta on, jah. Aga see ilmselgelt ei ole ju kuidagi seotud sinu hinge soovidega, vaid see on ikkagi see, et olen selles seltskonnas, ma ikkagi tahan tunda ennast selle seltskonna väärilisena. No jah, et ta tõstab seda sinu nagu keskmist, mis võib-olla mõnes kohas arendab sind ka ennast või motiveerib või inspireerib, eks ole, liikuma elus võib-olla kõrgemale tasemele. Kui see on sinu hingesoov päriselt, eks ole, ja kui sa näed ka selles soovis mingit sügavamat pilti, mitte lihtsalt see, et saame mingit autodega kokku kuskil parklas, vinge ägeda vai, vaid me nagu reaalselt saame parklas vingit asja, aga mida me üles ehita, mida me loome selle seltskonnaga? Jah, ja näiteks ongi, et kui sa ütleme, et mingis punktis elus oled võimeline tõesti endale ostma siis midagi väga kallist, aga sa tunnedki, et tead, ma olen töötanud selle nimel päris kaua ja ma olen endast andnud kõik ja ma võin lubada endale selle luksus siis mingisuguse eseme või auto või mida iganes, sest et sa kuidagi nagu mingil määral siis rewardid ennast ja ma arvan, et see ei ole nagu halb, sest et see tulebki see, et ma teen endale kingituse, miks ma ei või endale kingitust teha? Ilusa mingi esemega. See nagu, kui ma seda eset vaatan, siis ma vaatangi seda nii, et ma sain selle tänu sellele, et ma olen kõvasti teinud tööd. Mingit väärtust loonud, tegutsenud ja ma olen seda väärt. Ehk siis nagu me ei taha kuidagi selle jutuga kuidagi triivida sinna, et umbes, et mingid kallid ja ilusad asjad, et need ei ole kuidagi normaalsed. Absoluutselt mitte. See tähendab, ütleme niimoodi, et võtame siis hästi kõrgelt, Jumala seisukohalt või kes iganes midagi universumi seisukohalt, Universumi seisukohalt pole mingit vahet, kas see on sapakas või lambo. Selles kontekstis on nad võrdväärsed. Mitte mingit vahet ei ole. Auto. Ühed hobujõud, teisel üks ühtemoodi väärt, teine teistmoodi väärt. Kokkuvõttes mõlemal on 4 ratast ja 1 rool. Ja, kokkuvõttes dünaamika on nii-öelda sama, Või kas mul on riidese H&M-ist või Louis Vuittonist, selles mõttes, et loo ja seisukohalt pole mitte mingit vahet. Mitte mingit vahet, on võrdväärne, mõlemad on võrdväärsed. Nüüd küsimus on ainult selles perspektiivis, vaatlejas, sinu enda tundes, sinu enda sügavamates kihtides, mida see sulle annab, kui sa kannad H&M-i, mida see sulle annab, kui sa kannad Louis Vuittoni, sinule endale, mitte teistele. Kui sa kannad teiste pärast riideid, siis sorry, siis on see väga nii-öelda trap lõks, selles mõttes. Kui sa teed seda ainult iseenda pärast, et sa oled
et sa kannad kas või isegi kodus ilusaid ja puhtaid riideid, näiteks selles mõttes. Ja kusjuures ma rääkisin sellest vlogis, et sest osad inimesed on see, et aga ma olen kodus, ma panen endale mingi rokase, mingi suvalise, mingi jama selga, vaata. Ammu haiseb juba enne kuskil. Oota, ma tahan öelda, et ma rääkisin sellest oma vlogis ka just nüüd viimases vlogis, et ma tunnen ennast hoopis naiselikumana ja ilusamana ja tunnen ennast üldse paremini, kui mul on normaalsed riided seljas. Ja normaalne ei tähenda alati, et ma pean nüüd mingi täieliku mingisuguse pintsakuga ja ma ei tea, mis viigipükstega olema, aga normaalne siis selles mõttes, et enda jaoks esinduslik. Ma just rääkisin, et viimased paar aastat, mitte nüüd see aasta, aga nüüd viimased eelnevad paar aastat, ma ikkagi kodus tihtipeale olin mingite dressipükste ja siukse laia T-särgiga. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, miks ma ennast ei tunne üldse hästi. Tead, riided niimoodi mõjutavad seda enda, kuidas see feeling on, kuidas sa vaatad ennast peeglist, mis tunde see peegeldus sinust tekitab. Et ikkagi, kõik need asjad mängivad rolli. Ja see ongi see, et me teeme asju iseenda pärast, aga nüüd me triivisime siit natukene nendesse näidetesse, et ma läheks siit edasi, et põhimõtteliselt jah, et see meisterlik eluviis, suhtumised ja vastutused ongi siis see, et me iseenda nende käitumiste, olekute, mustritega parandame oma enda sisemaailma ja seda suhtumist teistesse ja oleme väärikad. Mul on kõik tegelikult ka need, keda huvitab see teema spetsiifiliselt, need erinevad suhtumist, vastutused, seal on kokku 24 kvaliteeti ja ütleme 24 sellist kvaliteet elamisviisi piltlikult öeldes, pluss igal 5 alamkategooriat, nii et neid on päris palju. Need on erinevad sellist nimetustega ja kõik olemas, et keda see huvitab, ma ei hakka täna neid siin lahti võtma, aga enne kui me üldse jõuame manifesteerimise juurde, soovide juurde, hingesoovide juurde, siis ju need on juba esimesed asjad, mis peavad paigas olema. Sest nendest asjadest sõltub see tegelikult, kas sa jõuad oma soovideni või ei jõua. Kui sul on suhtumised, vastutused, elu, alusprintsiibid paigast ära, see manifesteerimine läheb väga keeruliseks. Et alustame kõigepealt sellest. Siis on meil sellised asjad nagu elektrilised ja magnetilised tegevused. Elektrilised tegevused on kõik need, kus sa annad endast midagi välja. Ükskõik mis kujul. Füüsilise tööga, rääkimisega, mingisuguse söögi tegemisega, mingi spetsiifilise tegevusega sa annad endast välja. Nüüd magnetilised tegevused on kõik see, kus sa tood endasse. Kus sa võtad. Kus sa võtad. Et sellised hästi elulised lihtsad näited on see, et müümine on magnetiline tegevus, ostmine elektriline. Info vastuvõtmine magnetiline, info edastamine elektriline. Ja see ongi see, et ja üks ei ole teisest parem ega halvem, nad on lihtsalt erinevad dünaamikad. Kuna me elame elektromagnetismi seaduspärasuses, reaalsusväljas, meil on elektriline pool, magnetiline pool, me oleme rääkinud siin meespool, elektriline, naispool, magnetiline, neid tegevusi saab ka liigitada nii-öelda, et elektriline on siis elektron, magnetiline on prootoni põhine, nii-öelda siis automaartasandil, mismoodi need siis spinnid liiguvad, et kas sa siis keerutad midagi enda poole või keerutad endast välja. Ja nüüd selle elektrilise magnetilise puhul tasakaal ei ole 50-50. Kui sa tahad manifesteerida ehk siis midagi tuua enda reaalsus välja, vaid elektriline tegevus peab domineerima. Ehk siis su suhe peaks olema kas 70-30 või 80-20 isegi. Et sul on näiteks 80% sinu igapäeva tegevusi, et keda muidu veel huvitavad need elektrilise magnetilise näited, me võime panna alla subscriptionisse veel elusi näited, ma saan nad seal eraldi välja tuua, et millised on ühed ja teised. Et kui sul on 80% sinu tegevust on elektrilised ja 20% on magnetilised, siis see on väga tugev tasakaal loomiseks. Kui sul on tasakaalus, see ei ole nii hea. Kui sul on magnetilisi rohkem kui elektrilisi,
sul on peaaegu võimatu midagi manifesteerida. Ma kohe seletan, miks. See on seotud reaalsete seaduspärasustega. Selleks, et tekiks külgetõmbeseadus. See sama asi, millest Secret rääkis. Midagi valet ei ole. Külgetõmbeseadus eksisteerib, aga ainult juhul, kui sul on piisavas koguses elektrilist tegevust. Nüüd, selleks, et saada midagi oma info välja või oma reaalsus välja siis, ehk oma hologrammi, mis iganes kujul, asju või emotsioone, reise, need on erinevad dünaamikad. Selleks peab tekkima sinu välja sisse teatud, võib nimetada isegi nagu vaakum, mingi ruum. Nii, kuhu sisse saaks tulla. Kõige lihtsam näide on see, et kui ma nüüd kogu aeg tühjendan seda klaasi, see vesi siin sees, joon seda ära, nii, aga nüüd ma iga nagu lonksuga justkui selle nii-öelda metafoori põhiselt teen mingit elektrilist tegevust. Siis mida ma nüüd teen, ma annan võimaluse sellel klaasil hakata täituma magnetiliselt. Kui ma teen kogu aeg magnetilisi tegevusi, ehk ma kallan, mul tuleb kogu aeg asju, ehk siis ma kallan seda kogu aeg seda täis, nii. Ehk siis mul on klaas täis magnetiliselt. Ma olen seda nimetatakse ülemagnetiseeritud elustiil, ülemagnetiseeritud reaalsusväli, ülemagnetiseeritud tegevused. Kui see klaas on kogu aeg täis, siis kuhu kohta saab, siin ei ole ruumi, kuhu valada peale enam vett. Mis juhtub, ta võib hakata üle ääre ka veel ajama. Ja sinuni ei jõua need asjad, mida sa soovid. See klaas tuleb hoida kogu aeg nii tühi kui võimalik. See on see fenomen. Kui sul on klaas täiesti tühi, see tähendab, et sa oled elektriliselt nii palju välja andnud, mis iganes kujul, siis loodusseaduste pealt peab tulema nüüd magnetiliselt vastu need soovid. Kas siis ühel või teisel kujul. Seega on ülioluline vaadata üle oma need elektrilised ja magnetilised tegevused. Mis me nüüd jõuamegi selleni, et mida ma ennem ka ütlesin, manifesteerimisest 90% julgen väita on füüsilised tegevused. Ja 10% on siis see mõtlemine, energeetika, kõik suhtumised, vastutused, sinu kvaliteedid ja kõik see. Nojah, et mõtlemine siis selles mõttes, et kui sul on pea pidevalt täis igasuguseid negatiivseid mõtteid ja mõttemustrid, siis need ei toeta mitte kuidagi sinu neid igasuguseid elektrilisi tegevusi. On ju. Ja see on ka probleem, et kui mindset on tuksis, et teed küll, aga mindset on tuksis, siis seal on ka, ta läheb mingisuguseks ikkagi selleks magnetiliseks vindiks üle. Just. Ja võib nagu probleemne olla. Ja sest ärme unusta, et me räägime siin sellisest, võib-olla mõni nimetab esoteerilisest teadmisest või teadusest, on ju. Minu jaoks see teooria on vägagi praktiline. Aga ärme unusta, et enamus inimesed ju manifesteerivad oma reaalsust ilma, et nad üldse peaks teadma sellest midagi. Nad lihtsalt tegutsevad elektriliselt. Nad ongi üle laetud ja sinna saabki peale tulla. Ja osad inimesed on nagu loomulikult juba sellised üli andmis, kuidas siis öelda? Vaata, on teatud inimesed sellised nagu, sa ei pea midagi neile rääkima või tegema, vaid lihtsalt nad loomu poolest ongi sellised ülimalt lahked ja annavad endast alati kõike kõigile. Aga mis siis saab, kui sa oledki ülimalt selline, kes annab kogu aeg endast ära, et teisi aidata, aga samal ajal sa ikkagi ei ole nagu... Et ei tule vastu midagi. No siis on see, et siin on kohti võib-olla, kus sind kasutatakse ära, toitutakse su elu energiast
ja sa ei lae oma ideid. Need ideed ei ole laengulised. Et see on ka oluline, et see loomine ja see elektriline eluviis, ta peaks olema ka sinu selle hingeteega ja kõige sellega, et ta peaks olema laetud, see tegevus peaks olema laetud, seal peaks tulema tagasi nii-öelda see vastav magnetiline laine. Aga kui need tegevused on lihtsalt sellised eluenergiat kulutavad ja võib juhtuda, et mõned tegevused on ka väga palju vastu tahtmist. Eks meil siin reaalsuspildis on väga palju nüansse, sest on väga palju inimesi, kes võib-olla teevadki tööd, teevad isegi ületunde, töötavad täiesti üle. Mis nad sellest saavad? Väga paljude tavatööde puhul. Et ei tule ju väga seda magnetilist kuskilt. Seal on jällegi omad sellised juba kõrgemad, energeetilisemad, isegi võiks öelda ka põhjused. Aga seal ongi näiteks mõned inimesed, näiteks ka võib-olla vanema generatsiooni puhul on näha seda, et nad on küll väga sellise lahke olemisega ja tahavad kogu aeg endast midagi anda, aga tegelikult seal taga on kuidagi see, et nad ei ootagi midagi tagasi, sest nad ei tunneta seda, et nad oleks midagi üldse nagu kuidagi väärt. Ja võt siin jääb see nii-öelda selle teadlikuma manifesteerimise soovist või dünaamikatest, nii-öelda sellest teadmisest jääb puudu. Et ei olda lõpuni aru saadud sellest võimalusest, et meil on võimalus siin luua. Et see ei ole üldse välistatud, et siin luua. Aga siis ongi ju see, et kas ma teen midagi selleks, et ma pean tegema või ma teen midagi selleks, et ma tahan teha. Täpselt, ja see on väga suur vahe, sest me võime ju ennast üle rapsida töö tegemisega. No mõtleme, paljud inimesed tegelikult igapäevaselt peavad midagi tegema. Nii, nad justkui teeksid elektrilist tegevust. Aga mis tundega nad teevad seda? Yeah. Kui laetud nad on seda tehes? Nüüd mõtle niipidi, kui laetud oled sina seda tehes ja laetud tähendab seda, et vaata nüüd me jõuamegi selleni, mul on järgmine topik on Trinity loomine. Mida tähendab Trinity loomine? See on mul väga põhjalikult ja peenelt ka nii e-raamatus kui sellel seminaril, mis ma tegin, lahti räägitud. Aga Trinity loomine on siis teatud sfääriline loomine, mis peab olema siis kooskõlas sinu hingeteega ja Trinity loomisel on siis selline 5-sfääriline konfiguratsioon ja ma nüüd kohe siis seletan lahti need 5 sfääri. Esimene sfäär on idee unistus. See on siis nii-öelda õhuelement. See on see seeme. See on idee sul siin 2 kõrva vahel või 3. silmas. Unistus, visioon. Mis iganes see siis on. Me lähme nüüd järgmisse sfääri. Järgmine sfäär on plaan. Väga tore, unistad majast. Mis plaan on? Mis vundament on? Kuhu köök tuleb? Kuhu suurtuba tuleb? Mitu korrust seal on? Sa pead ju teadma neid asju, kuidas hakkad suvaliselt maja ehitama. Ehk plaan, selge plaan, mida ma pean tegema. Et kui me loeme Secreti raamatut, seal ei ole plaani. Seal ei ole plaani, kuidas jõuda selle, ma ei tea milleni siis, Ferrarini. Seal on lihtsalt see, et tahan Ferrarit. No, selge, kuidas? Nüüd järgmine asi, 3. sfäär on tahe, emotsioon. See on tuleelement. Kui sul ei ole reaalset tahet ja sa ei ole teinud otsust, et üldse tahta seda ja sa ei ole teinud otsust, vaata siin tekibki nüüd see, miks osad inimesed rapsivad, teevad igasuguseid asju, et ei ole tegelikult sügaval sisimas teinud üldse otsust, et nüüd ma seda tehes teen selle ära ja vot nüüd mul on plaan saada see endale selle tegevuse pealt. Et see tuleb sügaval sisemusest see jõuline tuleelement, et saad aru, et sa hommikul ärkad, silmad särad peas juba. Sa põled selle järel seda ära teha.
see on sinu asi midagi teha. Nii, see on nüüd see 3. sfäär. 4. sfäär on action, teostus. Sul oli unistus, sul on plaan, otsus on tehtud. Ja see tähendab nüüd distsiplineeritud tegutsemist. Selle unistuse nimel, neid plaane järgides, seda roadmapi järgides. Ja kõige lihtsam sellest kõrvale minna on, kui tulevad distractions, segajad, manipuleerijad. Probleemi leidjad. See võid ka sina ise olla, et seal võivad tekkida siis need enesekahtlused, jah, täpselt. Nii, ja nüüd me jõuame 5. sfäärini. Tagajärg, mis võrdub aeg. Time, aeg. Ja aeg on nii-öelda eeterlik müstika. Mitte keegi ei tea, millal see manifesteerub. Ja selle kõige lõbusam moment on ka see, et ei pea teadma ka sina, millal see juhtub. Siin tuleb mängu usaldus. Siin tuleb mängu usaldus, kõrgem, siin tuleb mängu veel üks voorus, kannatlikkus. Sa oled ju kõik plaanid, kõik asjad ära teinud, sul on tahe olemas. Sa ei pea seal rapsima, sa ei pea üle ootuste saama selle nüüd täpselt siis, kui sa tahad. Ja nüüd me jõuame selle punktini, mis tähendab tingimusteta manifesteerimine. Sa ei sea ajalisi piiranguid, millal mingi asi manifesteerub. Vaid sa usaldad seda protsessi. Täpselt nii. Ja sealjuures sa siis ongi tegutsedki distsiplineeritult, teed need igapäevaseid samme, mis iganes asja jaoks vaja teha ja usaldad aega, usaldad ennast ja varem või hiljem see asi manifesteerub. Sest väga paljud inimesed põletavad oma unistused läbi selle kiirustamise ja rapsimisega. Jah, ja vahest ongi see, et arvad, et kui kuu aega oled midagi teinud ja toimetanud ja midagi ei tule, ja siis isegi ei pruugi aastaga tulla, isegi ei pruugi 2 aastaga tulla, aga on konkreetselt ette nähtud, et tuleb näiteks 5. aastal. Nii, kas siis, et nüüd ongi nagu see küsimus, et kas ma üritan nii-öelda rapsides, et kuna mul on pandud oma sellesse unistuste tahvlisse näiteks kirja mingi kuupäev, osad manifesteerimise tehnikad on sellised, pannakse mingi kuupäevi, mina ise neid asju ei eelista, sest ma usaldan kõrgemat ajastust. Et siis, et kui nüüd selleks kuupäevaks ei tule, siis on ju see, et aga ei tööta ju. Läbi kukkunud ju. Ma ju tahtsin, aga see sinu kuupäev on, tead, kelle poolt pandud või? Sinu varjukeha, sinu ego meele poolt. Räägitakse ju sellisest terminist nagu divine timing. Jah, divine timing, jah. Ja see divine timing ongi see, asi... et ma usaldasin, ma tegutsesin ja... Viimane asi, mida sa siin reaalsuses, manifestatsioonis kontrollid, on aeg. See on viimane asi. Sellele ei tasu üldse tähelepanu pöörata. Seepärast, et esiteks on aeg nii-öelda väga suures pildis. Ta ei ole küll illusioon, ta on ruum ja aeg on manifestatsiooni vahendid, aga selles mõttes, Jumala kontekstis on aeg illusioon, et teatud kohas olles, tegelikult armastuse energias olles, 0 punktis olles, kaob aeg ära. Seetõttu ainult sinu see ratsionaalne goat mind, mis on hästi palju ajast manipuleeritud, annab sulle neid mingisuguseid signaale ja käsklusi mingi aja suhtes, millal sa pead nüüd midagi saama. Et kui me hakkame nii-öelda nagu seda mängu mängima, siis me lükkame need asjad endast kaugemale. Et see ongi tingimusteta manifesteerimine, neutraalne manifesteerimine, et me usaldame kõrgemat ajastust, divine timing, jah, täpselt, et see ja meie asi on... Ja mõtle, kui kerge
kui kergusega sa saad asju teha, kus sa ei pane seda mingisugust ajalist piirangut või ajalist mingit punkti. Et sa lihtsalt lähed selles usalduses, et ma tean, et see mingi hetk manifesteerub, lihtsalt tegutse ja ära anna alla. Ja nüüd on siin veel üks asi. Selle Trinity loomise selle struktuuri juures on ka sellised asjad nagu füüsilised ja energeetilised taustsüsteemid, mis mõjutavad meid kõrvalt. Räägime siis kõigepealt füüsilistest. Füüsilised taustsüsteemid nagu näiteks planetaarne asukoht, riik, milline poliitiline võim, geograafiliselt siis kui turvaline asupaik. Keskkond, võiks öelda siis, linnakeskkond ja ka sinu inimesed, lähedased inimesed on füüsiline taustsüsteem. Kõik need aspektid mõjutavad meie reaalsust ja meie soove ühel või teisel kujul. Kui midagi maailmas juhtub, me teame, et siin on maailmas asju juhtunud, et sa tahad midagi luua, aga sul ei lasta. Sest et pandeemia tuli. No näiteks, me ei pea mingitesse detailidesse minema, näiteks. Aga tahad, tegid kohviku, kõik on hästi, küpsetad oma saiasid, kõik on rahul, kliendid on rahul, sina oled rahul, lood keskkonna, manifesteerisid, aga siis juhtub midagi. Füüsiline taustsüsteem tuleb ja surub maha su selle. Ja eks siin on ka nüüd palju nüansse, et on teatud jõud, mis kirjutavad meie manifestatsiooni või reaalsusvälja nii-öelda üle. Aga ma leian, et mida aeg edasi meie see energeetiline, siin tuleb mängu natukene ka energeetiline, et kui energeetiline võimekus või vägi kasvab mingi indiviidi või mingi kollektiivi sees, siis ma arvan, et mida aeg edasi, seda vähem hakkavad füüsilised taustsüsteemid meid mõjutama. Aga võin tuua teise ekstreemse näite. Ma olen seda näidet ka enne toonud, see on meie enda näide. Me ju läksime, mäletad, Baalile. See oli siin juba ammu 2018. 7 aastat tagasi. Ja olime seal kui kaua? 3 päeva. 3 päeva. Tahtsime olla vähemalt nädal või rohkem, 10 päeva. Naljad, ikka läksime eesmärgiga sinna pikamaks ajaks minna, aga ma ei tea, kui pikaks. Ja mis siis juhtus? Põhimõtteliselt 1-aastase lapsega ka. Et tuli füüsiline taustsüsteem ja saar otsustas põhimõtteliselt õhku lennata. Piltlikult öeldes seal anti kõik igasugused hoiatused. Kõige kõrgemad siis vulkaani, maavärina ja tsunami hoiatused igast sektorist. Ja meie too hetk siis otsustasime, et turvalisem on sealt lahkuda. Jällegi idee, plaan oli üks. Tuli füüsiline taustsüsteem, rikkus plaani ära. Nende asjadega peab arvestama. Ja see ei ole nüüd see, et keegi kuskil tahab meid karistada, vaid lihtsalt siin on teatud nagu jõustruktuurid, millele ei hakka väga vastu meie oma teadmiste või teadusega. Ja siis on energeetilised taustsüsteemid, mis on ka tegelikult olulised. Astroloogia, tähtede seisud, planeetide seisud, kuuseisud, taevakehade liikumised. Kuna me eksisteerime oma planeediga kosmoses ja kosmos meid mõjutab, tahame me seda ei taha või usume seda või ei usu, see on nii. Ja on olukordi, kus näiteks sinu manifesteeritud asja kas võimendati tänu mingitele kosmilistele taustsüsteemidele või vastupidi, takistati. Või see, taustsüsteem ei olnud, ei toetanud seda tegevust.
sellepärast näiteks väga paljud inimesed ka ju isegi ma tean, me räägime top ärimeestest vestest, jälgivad teatud selliseid asju, mis toimub taevakehade või usuvad nii-öelda seda astroloogiat. Kuna võib-olla mingeid asju on mõistlikum teha mingitel kindlatel teatud aegadel, et vähendada selle mingisugust riski jah, et see taustsüsteem pigem toetaks seda tegevust, mitte ei takistaks, et need asjad tuleb arvesse võtta. Et see ei ole päris nii, et manifesteerimine on nagu nii primitiivne, nagu The Secretis, et nüüd mina olen see jumal, mina manifesteerin lõpuni välja ja mina selle saan ja mind muu asi ei huvita. Ei ole, see tullakse kõrvalt ja tehakse sulle 1-0, kui sa nagu üldse ei orienteeru või lähed sellisesse, võtame siis ikkagi egopõhisesse manifesteerimisse. Et ma tunnen, et seal New Age'is on ikkagi väga palju sellist egopõhist manifesteerimist, ilma mingeid asju arvesse võtmata. Et see ei ole päris nii, et me oleme nüüd siin individualiseeritult mõjuvõimsad ja võime nagu nii-öelda jumalaid mängida, et meid miski ei mõjuta, et mina nüüd hakkan manifesteerima, mina otsustan tänasest, et nüüd on nii ja nüüd läheb nii. Et pigem tuleks see puhas neutraalsus ja arvestada ka hullemaga. Või mitte, et sa looks seda hullemat, aga sa arvestad, et asjad ei pruugi nii minna, et see võib tulla läbi mingite kivide ja kändude, et see ei pruugi niimoodi ilusti sujuvalt tulla. Ma leian, et see on nagu väga oluline selle teema puhul ära rääkida, sest sellest väga ei räägita. Praegu väga palju on seda sellist ilusat mulli, et lihtsalt manifesteeri, kõik tuleb, ära muretse, kõik tuleb, ja. Let go. Let go, et üldse ei suunata tähelepanu nendele ohtudele. Seal on väga palju ohte selles mõttes, et meie, kui see manifesteerimine nii lihtne oleks, kus me siis kõik siin oleks, Ega ei ole üldse lihtne, väga süke detailide rohke ja. Jaa, on. Aga jah, et muidu ka ju vaata selles mõttes ma just ütlesin selle termini või lause või mis iganes, et let go on ju. Lahti laskmine. Jaa. Et selles mõttes mingil määral see ju mängib ka rolli. Ei, muidugi. Sest et kui sa oled vaata hästi kinnitunud oma sellesse ideesse. Sellel ongi kinnisidee. Nii. Kinnisideed. Kui paljud kinnisideed manifesteeruvad? Tõenäoliselt mitte väga. Ühe asja ma unustasin, väga head selle veel praegu välja tõid. Ühe asja ma unustasin öelda. See kõige esimene sfäär. See idee. Unistus. Kui sa oled selle esimese sfääri lõpetanud, ja oled asunud plaani ja tahte ja teostuse juurde. Sa pead esimese sfääri ära unustama. Sa pead selle nii ära unustama, et sulle piltlikult öeldes nii ära unustama, et sul isegi ei tule meelde, mida sa tahtsidki. Sest sa pead olema fokusseeritud plaanile tegevusele, ära unustama oma unistused. Ja see ongi see let go. Sa lased nii lahti, et sind isegi ei huvita enam see. Sind isegi ei huvita, kas see tuleb või ei tule. Seepärast, et see ei ole eesmärk. Eesmärk on ju see, et sa naudid seda, sest oleme ausad, kui sa teed plaani ja asja ja hakkad tegutsema pinnasel, ja sa tegelikult ei salli sisimas. Sa teed seda ainult sellepärast, et saada oma unistus. It doesn't work that. See ei tööta nii. Ma ei ütle, et nüüd iga see distsiplineeritud tegevus, väga palju distsiplineeritud tegevusi on loomuomaselt, me ei naudigi arusaada, me peame ennast ka mingis kohas sundima, aga sa pead suutma nautida seda hard work protsessi. Et see on seda väärt, et see kõik on seda väärt, sest sa tead ja tunned ja tajud, et siit võib midagi tulla. Ja ühe asja tahaks veel siin ära öelda, et see, et sina paned kirja oma unistustesse, soovidesse, mingi spetsiifilise asja, siis ära jää kinni selle unistuse detailidesse. Ta võib tulla variatsioonidega. Ma toon sellise hästi labase näite. Sul oli unistus must Lamborghini, aga tuli hoopis valge Audi. Et
väike selline, variatsioon, et sul oli unistus näiteks, et sellesse riiki lähen elama. No läksid natuke teise, läksid naaberriiki, kuna seal võib-olla olid mingid mõjutajad. Ja need mõjutajad on tihti veel see aspekt, et meil on see üliteadvus, see on jah, üks topik ka veel, millest ei rääkinud, üliteadvuse mõjutused. Üliteadvuse mõjutused on need, et okei, su soovid on siin sinu arvates autentsed ja õiged ja puhtad ja hingeteega kooskõlas ja püüad vältida neid egomeele soove ja unistusi. Aga ikkagi mingi osa nendest unistustest ei ole päris kooskõlas selle päris hingeteega või sinu üliteadvusega, mis tähendab seda, et võib-olla mingid kohad mängitakse natuke ümber. Ja see ei ole sinu asi ka hakata nii-öelda kuskilt maalt nagu sekkuma või jonnima, kui me hakkame sekkuma, rikume selle protsessi ära. Me peame selles suhtes usaldama, et isegi kui mingid soovid ja unistused ei tule üks ühele nii, nagu ma tahtsin, tulevad väikeste variatsioonidega, mingisuguste erisustega, siis see on üliokei. See ei tähenda seda, et manifesteerimine ei tööta. Ta töötab ikka. Ta töötab lihtsalt tohutult paljude nüanssidega. Et see ei ole nii lihtne, kuna meie reaalsus väljas siin tiheduses on manifesteerimine läbib väga palju filtreid ja läbib ka teatud selliseid, võiks öelda, anorgaanilisi moonutusi. Siis on see täiesti okei ja normaalne, et sa ei pruugi saada üks ühele asju, aga võid täiesti vabalt saada. Et võid täiesti vabalt saadagi ja tihti võib juhtuda nii, et ma räägingi, et kõige parem on see, et sa mingil määral kõige autentsem, või muidugi on siin palju nüansse, aga üks autentne viis on tuvastada see, et oletame, et sa oled tegelikult unistuse ära unustanud juba. Ja siis järsku tegevuse käigus avastad ennast, et vaata täitsa pekkis, mul on see käes ju. Ma unustasin ära ju. Ma ju soovisingi seda ju. Aga sa ei saanud arugi. No väga palju räägitakse sellest, et vaata, et praeguses hetkes, et tahaks seda manifesteerida ja toda manifesteerida, aga vaata praegu, kus sa oled. Jah, et kas seal on äkki mingi koht, mis on juba olemas? Et vaata oma kodu, vaata oma inimesi, vaata oma asju, mis sul kõik on praegu olemas ja mõtle, kas need ei ole mitte mingi asja tulemus. Ja. Et me väga tihti võimegi reaalselt ära unustada, mida me kunagi oleme soovinud. Ja siis võib järsku tulla mingi mälupilt, et aga ma ju tegin seda ju. Ma ju kirjutasin sellest ju. Ma ju rääkisin sellest ju. Ja nüüd ongi see, et kuna võib-olla jah, et kasvad, arened ise edasi, et võib-olla on juba ammu juba mingid veel suuremad unistused on ja sa oled vahepeal ära unustanud, et kuule, aga sul olid vahepeal mingisugused sellised nagu vaheetappi unistused ka, on ju. Et ole vahepeal nendest ka tänulik. Jah, tänulikkus ongi oluline ka, on ju, et mõeldagi nii, et kõik, mis on ju ka väga tore. Et kui sa oled ainult see, et sa kogu aeg tahad, aga samal ajal tänulik ei ole selle eest, mis sul on. Et ma arvan, see on ka väga see tänulikkus on üks sellest meisterliku eluviisi ja suhtumiste vastutuste kvaliteetidest. Ongi reaalselt üks punkt on konkreetselt tänulikkus, et kui seda poolt ei ole või ei eksisteeri inimese sees, et ainult tahab, no siis kahjuks ei jää kohta, kuhu anda. Sai päris palju antud, ma arvan. Jah, päris sisutihe, infotihe episood. Et sai väga palju räägitud. Anderal täna kohe täitsa voolas see jutt. Kohe näha, et kuidagi see teema sinuga tugevalt niimoodi resoneerub võib-olla praegu eriti või? Jaa, tegelikult juba aastaid on resoneerunud, sest ega ma niisama ei ole selle teemalist raamatut kirjutanud ja ka konkreetselt selle teemalise seminari teinud, et see on mul olnud ma olen aastaid ja aastaid juba noorena tahtnud mõista paremini
seda, et kuna väga palju on lihtsalt seda sõnakõlksu manifesteerimine. Aga ma arvan, väga paljud, kes räägivad manifesteerimisest, ei tea isegi, et sõna manifestatsioon, mis asi see on ju. Reaalsuspilt, hologramm, Merkaba väljad, elektromagnetism, need dünaamikad, mismoodi need liiguvad, on ju. Meie enda bioväljas on ju alumine magnetiline vastupäeva liikuv Merkaba ja ülemine päripäeva liikuv Merkaba ehk siis väli, põhimõtteliselt pöörised. Ja need pöörised on manifesteerimise ja manifestatsiooni fundamentaalsed alustalad. Ilma nende asjadeta me ei saaks isegi midagi tehagi. Ehk siis, kui me need biospirituaalsed aspektid võtame arvesse, sellel on eraldi täiesti teadus olemas, siis meil asjad lähevad selgemaks. Me hakkame paremini mõistma. Ja see ongi elukestev elutöö siis. Neid asju mõista, ja minuga tõesti on see teema pikalt resoneerunud. Ja, meil on endal ka õhus üks huvitav situatsioon, mis meil siin toimus vahepeal, aga me saame võib-olla sellest rääkida hiljem, kui see kõik läheb nii, nagu see tõesti oli. Ja. Et siis ma just ütlesin Andarole, et kui see läheb kõik nii, nagu on, siis I believe in everything now. Yeah. Et ei, huvitav. Elu on huvitav. Igal juhul. See episood sai siin päris pikk või? Ma ei tea. Sai pikk ja ma isegi, aeg lendas. Ja ma ei tea, kust see teema kuidagi väga niimoodi huvitavalt tuli sisse selles mõttes, et kas see siis ongi õhus või on ka inimestel, võite alla kommenteerida, et kuidas teil suhe manifesteerimisega või kuidas teie sellest aru saate ja mis tundeid see informatsioon teist tekitas, et just. Super. Ja, aitäh. Tänud kõigile kuulamast ja üldse mega tänulik, et meil on juba siin üle 100 subscriberi ja kes veel seda teinud ei ole, siis ikkagi pange subscribe, sest et ikka see kanali suurus selles mõttes ikkagi kuidagi viib meid rohkem võib-olla edasi selle tegemisega ja pange ikka subscribe ja like ja kommenteerige oma mõtteid ja püüame ikka vastata alati ja kuigi vahest on mingid anomaaliad nende kommentaariumitega, et vahest kirjutad mingi vastuse, mingi hetk vaatad, et seda ei ole enam. Siis kirjutad uuesti ja seda ei ole uuesti. Ehk siis ma ei tea, kas nad seal siis mingid sõnu filtreerivad või kust see error tuleb, me täpselt ei tea. Igal juhul, kui me vahest ei vasta mingile kirjale, siis see ei ole sellepärast, et me ei ole vastanud, vaid see lihtsalt ei jõudnud sinna kommentaariumisse, see ei kinnitunud sinna ära. Ja teine asi, mis ma tahtsin veel öelda, et see podcasti tegemine ja kõik see on meie jaoks väga uus ja võib-olla kui meie esimestes podcastides meie mingi väljendusoskus ei ole mingi maailma parim, siis sorry. See läheb iga korraga paremaks, ma loodan, et keegi siin midagi kirjutas ja siis ma korra mõtlesin selle peale, et miks ta nii negatiivne on, aga samal ajal miks mitte selles mõttes konstruktiivne kriitika on alati oodatud. Ma ütleks selle kommentaari peale, et aitäh motivatsiooni eest. Jah, et selles mõttes istuda maha, hakata filmima ja siis rääkima teemadel niimoodi, et nii, action, go. Ja. Ei ole nii lihtne, kui lihtsalt oma sõbrannaga või sõbraga istuda laua taga ja jutustada lihtsalt niisama ilma, et kaamerad lähevad tööle. Et pidage ka seda silmas, et me ikkagi tuleme ja istume siia maha ja me ju teame, et see video läheb pärast eetrisse, et eks ikka mingi see mikronärv ju lööb sisse ja see ka mõjutab seda võib-olla väljendusoskust, et aga sellegi poolest me anname endast absoluutselt parim alati ja võib-olla see parim andmine ei tähenda alati perfektsust. Nii et kindlasti, kui me oleme, ma ei tea, kunagi 20 episoodi ära teinud, siis me ilmselt oleme juba väga palju paremad kui siin esimestes episoodides, nii et ei tea midagi. Läheme halvemaks? Ei, halvemaks ei lähe, aga võib olla nii, et mõned on paremad, siis on natukene elu on kõik üles-alla, ei ole nii, et sa paned ainult ühe suunaga ülesse ja nüüd lähed iga sellega paremaks,
et tegelikult on see, et kõik on tähtis ja oluline, ka see, mida sa teed alguses, kui su väljendusoskus ei ole nii hea. Aga see on oluline tähtis osa, et sa ei viskaks seda kõrvale või kustutaks ära, et sa näitaksid oma haavatavust, näitaksid oma igat külge. Kõige tähtsam ole autentne. Ja täpselt. Isegi kui see autentne olemine ei kuku alati mingisugune super smoothilt välja kuidagi, et kõik mu laused on nagu nagu ma ei tea, mingisugune luulerida, siis lihtsalt nii on ja that's life. Isegi ka professionaalsed näitlejad ja lauljad, ilmselgelt isegi kui nemad pannakse kuskile spotlighti, nii räägi. Noh, ei tule alati need sõnad niimoodi, kui võib-olla tulevad kuskil teatrilaval, et see ongi inimeseks olemise kunst ja ei ole mõtet inimesi nokkida pidevalt mingisuguste väikeste, mingisuguste nüansside pärast, et oi, ta ei oska üldse rääkida ja väljendada. Usu mind. They're trying their best. Nii et. Aga aitäh kuulamast ja näeme siis järgmine nädal. Ja, tšau. Tšau.